Tere hommikust! Meil on kätte jõudnud 27. juuli ja tahaks öelda, et me oleme täna üsna varajased, aga tegelikult suhteliselt tavapärasel ajal ärkasime. Ja nüüd meil hakkab kell saama varsti 9. Me toimetame siin. Märta, kuhu me läheme täna? Loomaaeda. Ja me sõidame täna Riiga. Ja. Lähme käime Riia loomaaias, sest Martaga me oleme käinud juba Tallinna loomaaias, aga Riias mitte. Seega täna meil on selline... Juusi ka tuleb. Just. Ja Kätu ja Juusi ja Timo ka tulevad. Nii et me sätime siin. Teeme Martale väiksed patsid pähe, et oleks mugavam autos sõita ja peagi saame liikuma hakata. Nüüd me võtame sind sellele tripile kaasa. Lätti mineku plaan tegelikult oli meil juba väga ammu Erkiga plaanis, aga see, et me sinna läheme koos Käteni perega, see kuidagi tuli puhtalt juhuslikult, sellepärast et peale seda, kui me jaanipäeval nende juures ära käisime, siis kuidagi, ma ei tea, kuidas me selle jutuni jõudsime, et tahaks minna nagu Riia loomaaeda ja siis Kätt oli mingit ootamise, me tahame ka minna. Ja tegelikult siis algselt, kui me nagu rääkisime ajast, millal sinna minna, siis kuidagi ei klappinud meil see asi, et meie nagu juuli viimasel nädalal oli tahtnud minna. Aga siis kuidagi selgus ikkagi lõpuks niimoodi, et see on ainus õige aeg selle jaoks, sest et eelmine nädal oli alguspoole meeletult vihmane ka ja ei olekski me saanud minna. Nii et niimoodi siis need plaanid siin ikkagi tulid, et me saame need omavahel ühendada, mis on mega tore ja me teemegi sellise paaripäevase tripikese ja sealt otse edasi me läheme Kauksisse, sest et see on meie nii-öelda iga-aastane trip alates sellest hetkest, kui meie Kätuga tutvusime. Nendel oli juba see traditsioon ennem, aga kui meie tutvusime, siis me nagu liitusime selle traditsiooniga suvel, et me käisime esimene suvi, kui lapsed olid 7-kuused, siis me käisime eelmine suvi, kui nad olid aasta 7-kuused, on ju. Ja nüüd see suvi on nad 2 aastat 7 kuud, et niimoodi iga aasta tagant oleme käinud ja see on nagu mega lahe traditsioon minu meelest. Et me kõigepealt lähme Riiga täna, meil on bookitud sinna hotell ja kuna me arvestasime ka siukse kehvem ilmaga, siis see hotell on nagu spa võimalusega. Nii et võtsime esimeseks ööks võib-olla mitte natukene kõige nagu taskukohasema variandi selles mõttes, et ma oleks saanud ka oluliselt odavamalt mingi lihtsalt peavarju põhimõtteliselt kuskil või mingi hosteli või mingi külaliskorter või midagi, aga me lihtsalt mõtlesime, et teeme esimese õhtu sellise, kus me saame ka nagu spaas olla natukene. Et seda Eesti ilma ju ei tea mitte kunagi. Aga homseks meil veel ööbimist ei ole, nii et seda vaatame jooksvalt. Aga kell hakkab kohe 10 saama, me hakkame linnast startima. Erki siin korraks käis kontorist läbi ja proovime kuidagi ajastada niimoodi, et me kuskil seal poole tee peal või enne Riiat kuskil me saame ikkagi kokku, et me läheme erinevat maanteed pidi. Me pidime algselt tegelikult 9 startima, et siis võib-olla olla nagu lõunaks justkui loomaaias ja võib-olla lapsed teevad siis Kärus nagu mingi unesutsaka on ju seal natukene. Aga praegult me oleme kuidagi graafikust nii maas, et tõenäoliselt autos nad ikkagi magavad mingi hetk natukene ära. Aga ei, selles mõttes me võtsimegi täiesti vaba kava, et on nagu on, läheb nagu läheb, et lihtsalt, et me saaks omavahel nii-öelda kokkulepped tehtud ja see, kuidas ülejäänud see päev liigub, peaasi, et lihtsalt kõikidele sobib, aga see ei pea olema nii stampselt, et sellel kellaajal see asi ja sellel kellaajal see asi, et me lihtsalt läheme go with the flow ja naudime seda puhkust loodetavasti. Meil on esimene peatus, ma unustasin juba filmida, tegelikult näksisime siin, mul olid kaasa tehtud mingisugused söögipoolised ja nüüd on Martal seal veel mingid näksid karbi sees ja me oleme, mis koht see oli? Rustiini või? Ei, Parkla või? See on Parkla. Straujubite, kuskil tankla juures oleme ja ootame sõpru. Peaks kohe varsti jõudma ja siis saame üheskoos Riiga edasi sõita ja siis tõenäoliselt, kuna kell hakkab varsti juba 1 saama, siis ma eeldan, et lapsed jäävad autos natukene magama, teevad oma lõununeks ära enne loomaaeda, nii et see oleks hea.
ja praegu tundub ilm küll okei. Me saime vahepeal tee peal päris kõvasti vihma, aga hetkel isegi mingisugune päikesekiir kuskilt piilub. Seega tundub isegi täitsa okei ilm loomaaia jaoks. Mis Teuka tõi sulle? Seda tahan juua. Ei, sa just jõid ühe kõrreka. Selle jätame õhtuks. Mine vii autosse, palun. Kelle autossa? Meie ikka. Meie. Nii, Kätu tuli mulle siin mingi kingituse ka. Aitäh, Marta! Ja kas see meeldib sulle ka või? Jaa, aga kuna? Ei tea veel kuna. Sa oled väga lahke, aitäh sulle! Kontserdile. Ja nii? Ja mitte ühtegi kontserdit ei olnud võtta. Reaalselt. Väga nunnukott. Ühesõnaga, meie sõbrakesed jõudsid ja me saame kohe kõik koos edasi startida Riia suunas. Me oleme Riias ja väike ilutudu on siin. No nii, Marta magas meil peaaegu 40 mintsa. Sõbrad ootavad ja läheme loomaaeda loomi vaatama. Nii, daamid ja härrad, eestlased on jõudnud Riia loomaaeda. See ja see. Jep. Palju siis Lätis on 2 täiskasvanut, 30 € kokku ja laps on 0–3 tasuta. Seega 30 € saab siin loomaaeda 2 täiskasvanuga. Ja Tallinnas oli igal juhul kallim, ma ei mäleta enam täpselt, aga oli kallim. Erki ütles, et kitsi võib kodus ka vaadata. Kas nad tülitsevad või? Tea, kui valus võib sellega saada, ütles, et silma ei panna üksteise nendega. Ei, ma võitis. Emme puuris. Nii suurene. Marta, kes need on? Ja, hobus. Aha, nad on mega suured või? Ja. Aga neil on vett natukene seal. Vähe vett või? Neil on vähe vett. Võiks hüppata vette. Tere. Paabu. Mida head pakutakse? Kuigi see. Vabandage, et ma teie teele. Ära mine, tal on suur saba. Tule ära. Kohustuslik Riiga soo pildistamine sai tehtud, nagu loomaaedades traditsioon, teha perepilt. Ja lähme vaatame nüüd loomakesi edasi. Vaadake, seal on mingi enesehoolitsusrutiin. Kas teisse kõige parem on, see on hea. Kaaslase hoolitsusrutiin on see. Ja siis see teine vend seal kõrval lihtsalt nagu, millal te juba lõpetate? Ja ta on ka. Hakkab ise sügavama saba. Tehke mulle ka. Riia loomaaia üks ilusamaid kohti on see ilus vaade siin. Mega ilus. Kõige ägedam maja Riia loomaaias. Tere, kaelkirjak. Sisu läbi sisu. Tuleb tagasi. Oi, see on ilus käpaloom. Kohe saab Martaga. Te just näidate? Marta, sul on ka nagu tiigripüksid või? Nii lahe lihtsalt, ta on väga suur. Vau. Oota, ta hoiab enda joogi ümber või? Oih! Mis ta teeb? Ta pistajas endale peale. Mis ta teeb?
ronib üles äkki. tere, kes teie olete? Kui suured silmad neil on ja? No nii, kohustuslik. Loomaaia jäts. Minul on nätsukommi maitsega. Proovi sina. Sinul on maasika või? Jah. Väga hea. Liigas palsam. Teised jäid sinna kohviku juurde jäätis sööma. Mina oma jätsiga kõnnin, sest meil on praegu 2 tundi loomaaias oldud. Ja mul on 2,5 kilomeetrit kõnnitud. Ja nagu te teate, mul on vaja oma viiekat. Ja ma täna panustasin selle loomaaia peale, et ma saan selle siin tehtud. Ja nüüd ma teen siin vahepeal tempokaid samme, et ma saaksin maksimaalselt selle ära kasutatud. Et ma ei taha nagu seda, et pärast meil on käidud, siis mul on mingi, ma ei tea, 3 kilti tehtud ja siis teised peavad ootama, kui ma kuskil 2 veel juurde kõnnin. Nii et ma tahan hästi palju praegu ära teha siin võimalikult. Ja kui enne autoparklat jääb natukene tegemata, siis ei ole väga hullu, siis ma saan kiiresti joosta, kui teised ennast autosse pakivad. Jälle sõber teeb jalutuskäiku. Lastega loomaaias. See on real life või? Kui hakatakse väsima, vaata. Väiksed kopipoorod, söövad tissud. Kui nunnud siia loomaaia päeva lõpetuseks. Väga armsad. Loomaaia päev saab läbi. Marta, kuidas meeldis? Hästi või? Milline loom meeldis kõige rohkem? Kust elab? Elevanti ei olnudki muidu siin. Milline loom meeldis? Elevant. Kes see? Elevant. Ei olnud elevanti ju. Elevant. Ei tea, keda Marta elevandiks pidas. Riia loomaajas elevanti ei ole. Aga kaelkirjakud olid mega nunnud ja kapibaarad ja muidugi ahvid. Ahvid on ka väga ägedad. Nii et meie tiir sai siin loomaajas tehtud. Meil on veel autoni veidi kõndida. Mul on 700 meetrit vaja, et oma viiekas ära saada. Nii et ma arvan, ma saan tehtud selle. Marta, ütle uuesti, milline loom meeldis sulle? Tiiger. Kas elevant ka oli või? Ei olnud. Õige. Tal tuli meelde, et ta käis Riias, mitte Tallinnas. Me jõudsime enda hotelli kohale. Me tegime ära check-in'i ja Erki läks autot ümber parkima nii, et me praegu ootame teda, et me saaks tuppa liikuda. Ja kell on juba nagu nii palju, lihtsalt see päev on linnutiivul läinud. Autokaamel ka jõudis. Nii, see on siis meie junior suite. Siuke vaada lihtsalt. Nii, meil on siis Radisson Blu hotell. Me oleme 9. korrusel ja meie toad siin sõpsudega on järjest. See on Kätuõe Timo tuba, seal on Kätuõe ja venna tuba ja siin nurga peal on siis meie tuba. Tere! Tere, kas me võime teie tuppa tulla? Me lähme, aga emme näitab seda tuba korra, mis on juba sassis. Nii et siuke, ma tegelikult valisin ainult nagu lapsele lisavoodi juurde, aga meil on tehtud nagu siuke voodi siia. Ehk siis jep, aga siin ega muud suurt ei olegi. Ja siuke, võib-olla nats nagu vanaema siin näeb nagu välja, samas tuba on mega suur. Vannituba ma ei olegi veel vaadanud. Nii et vaatame, wow, meil on vann või? No muidugi, sweet. Vannituba on siis selline ka siuke mõnus, suur. Seega me hakkame riietama, teeme dušid ja läheme spaasse, sest nagu ma ütlesin, kell hakkab juba varsti 7 saama, nii et kell on juba palju. Mingi
vihmatorm tuli järsku peale. Mul suu matsub. Aga hea on vaadata. Kuidas inimesed kiirustavad. Tahma nüüd spaasse. Marta juba tahab nii spaasse minna, et ta lihtsalt meile nagu 20 minutit siin pinda käinud. Lähme. Juba tahad väga minna või? Jah. Mis sa teed seal spaas? Uju. Kuidas? Uju niimoodi. Kuidas sa ujud? No näita. Niimoodi ujun. Vaata nüüd. Vihm läks veel tugevama. Veidi on nii kõrgelt vaadata. Tõesti. Just juba ütlesime, 9. korrusel siit on tõesti väga suur sadu. Vaata. Me lähme nüüd sõpadega spaasse. Lapsed ei jõua ära oodata. Spaala. Tulime. Spaasse. Mis sa näed siin spaas? Basseini või? No, aga see muusika on tõesti nagu väga kõva kuskilt keset. Kuidas meeldib? See on tore vaata, et lastel ei ole nagu väga suuri ootusi. Lastel ei ole väga suuri ootusi, aga täiskasvanute koha pealt ütlen, et väga spa kogemus praegu. Basseini vesi on hästi jahe. Meil sai spaas käidud. Mul oleks nagu huuled värvitud, aga tulin just duši alt ja nagu just ütlesin Erkile, et kas ma võiksin palun 2 minutit pikali olla. Aga me tellisime söögi, ma ei tea, kuskilt mingist, ma ei mäleta selle koha nimi, mingi lambi, kebaabi, mingi koht. Tegelikult ma tahtsin nagu head mingit mereanni pastat või midagi, aga mul lihtsalt nagu ei olnud mahti vaadata ja tutvuda nagu siin nende söögikohtadega, sest Marta oli juba tegelikult pahast tujus. Tegelikult on nagu kell juba siuke, et ta võiks magama sättida, aga me peame ikkagi toidu ära ootama, et süüa enne kui magama minna. Ehk siis jah, vaatame, mis see toit endast kujutab, mis sealt tuleb. Et keegi oleks olnud meie eest ära otsustada ära tellida, aga lihtsalt see pidime väga kiiresti tegema. Ja veel üks kord. Vaadake üksteist ka. Ma tehke kavalat nägu. Jah, see on siuke seinasprint. Selle suunajaga tagant vaata, et see lööb tutpa laia. Ühesõnaga, Kättu ja Timo tulid siia. Ootame toitu. Kättu, kuidas oli spa kogemus? Noh, tore. Vesi oli külm suures basseinis ja no viisakalt öeldes niimoodi natukene võib, aga edaspidi teeks paremaid valikuid. Ja minul on täpselt sama arvamus. Vesi oli külm, samas see ruum oli mega umbne. Ju, ei olnud või? Jah. Ja siis see oli siuke märja rätiku hais nagu oli ka peits. Jah, ma ei tahtnud ennem seda öelda ka, jah. Tahtsin öelda natuke pissihais. Pissihais ma ei tundnud, aga märja rätiku hais oli. Ja see mullivannis oli ka ebameeldiv. Ja no, ütleme, et natukene iganenud, aga toad on toredad. Jah, selles mõttes toad on praegu toredad, jah. Homme hommikul võtame kokku, kui hommikul. Aga õuest oli samas näha juba, et vaata maja on mega vana. Jah. Aga tõesti, kokkuvõtete aeg on homme, kui me oleme siin kõik hüved saanud ära kasutada. Nii, Erki maitseb kebaabi, mis on siis kana ja sealihaga või? Jah. Hea kaubel on kuigi Ja Martal on siin mingid ruudulised friikad, lihtsalt kiire. Ja minul on mingi smashed potato salat. Ne käsi.
Viia. vaata, tõmba niimoodi. Mul on see viis. Tere hommikust, sõbrad! Rõõmsamad näod, palun! Oli niimoodi või? Kuidas magasite? Hästi? Erki hakkas mingi 5-st mingi ärkama ja siis ma vahelduva eduga kogu aeg ärkasin. Miks sa hakkasid ärkama? Lähme lifti! Lähme lifti. Söödud. Asjad on ka tegelikult nii pinnapin koos, aga me veel check-out'i ei teinud. Sinna on siuke 1,5 tundi aega. Ja siin minu taga on meie hotell. Me tulime jalutama, et võib-olla natuke siin ümbrust vaadata. Teised jäid pakkima ja kes läks veel jõusaali kasutama. Ja meil natukene selline enne check-out'i vaba aeg. Ja tulime jalutama, vaatame, kus me jõuame viiaka ära teha. Mis sellega saab. Aga meie hotellituba oli seal üleval nurgas 9. korrus, kuigi siit alt vaadates ei tundu, et siin on nii palju korruseid, aga no näete. Vat, ja nüüd me lähme vaatame seda imelist linnakest siin, mida me aknast nägime. Väike turistikas, kõik teevad pilti, mingid tähtsad majad, ujud ja meie siin keset vanalinna oma viiekat tegemas. Aga just ütlesin Erkile, et nii äge on nagu kuskil teises linnas seda teha, sest sul ei ole üldse siukest tunnet, et sa nagu teed mingit liikumist või ei oska sa seletada. Vaatad ja äge on. Äge välismaa tunne. Lähme siit. Iga kord kuskil suuremas linnas käies, siis nagu mõtled, et miks inimesed siin elavad tahavad. Siuke liiklus igal pool. Nagu vaadata on mõnus ja kõik see jõe äär ja see on mega nagu. Aga siis vaatad neid kortermaju, mõtled, kas te päriselt elate seal? Mida te teete? Teeme nüüd siit check-out'i. Teised on juba õue läinud, nemad läksid nüüd kõndima, aga meie tegime oma viieka ära. Igal juhul me jätame selle toaga tšau paka ja läheme uutele avastusmaadele. Me oleme jõudnud Siguldasse. Marta tegi tee peal siukse unesutsakaga nii, kui me peatasime, ta ärkas. Ja siis proovisin, et ta magaks edasi, aga nii et 30 minutit ja sellega me purjetame täna õhtusse. Ja sõpradel Teus magab veel autos, nii et meie ronisime autost välja ja vaatame siin ringi. Ja appi kui heale. Priikale tuli järsku. Ja ühesõnaga, vaatame, mis me siin Siguldas toredat teeme. Oi, kui suur ratas või? Väga suur. Teeme ümberkaudset jalutuskäiku ja 14.40 lähme me sõidule köisraudteega. Köisraudteega. Ma olen kunagi köisraudteega siin sõitnud. Ma arvan, et siuke pubekana, lapsena, ma ei tea. Ja siis, kui me käisime 3 aastat tagasi Erkiga siin minu sugulastega, siis me ei sõitnud, sest Erki ei ole väga kõrguse fänn ja nagu see
sõit ei ole nagu midagi nii erilist, aga ma mõtlesin, et nüüd oleks Martaga tore minna, nii et ma ostsin ühe pileti ikkagi. Marta peaks tasuta olema. Et vaatame, mis see sõit endast kujutab. Wow. Ja anname käsi. Siuke vaade. No nii. Me hakkame suunduma pardale. Lendame või? Jah. See on Kuiva jõgi. Ma tahan siia seista. Ei saa praegu. Vaatame, jälle sõidame. Kus teised võtsime ka peale? Ja võtsime teised ka peale. Siuke vaade. Köisraudteega tagasi teen. Ühe otsa sõitsime sinna ja nüüd ühe otsa siit tagasi. See on kõige ilusam vaade siin. Seal saab ujuda. Seal saab ujuda, jah, ma arvan küll, kuskil kindlasti saab. Oi, mis vari? See ei olnud See ongi meie vari seal vee peal. Nii, Köis-raudtee kohta aus tagasiside. Siis mina ütleks, et 22 eurot see üks sõit kindlasti väärt ei olnud. Et see oli nagu 10 minutit sinna poole ja põhimõtteliselt 10 minutit tagasi on ju. Ja, mis siis siin tulid? Ja nagu vaade oli ilus selles suhtes, aga ma arvan, et siin mängis praegu siuke mehtundena rolli rohkem see nagu teenindus ka. Et seal tuli siis üks naine, nii-öelda see instruktor tuli kaasa, on ju, ja seal kondlis oli siis üks tool ja nagu teus istus sinna alguses ja see naine nagu tuli sisse, tõmbas ukse kinni, siis tegi nagu lapsele niimoodi, vaata. See oli kuidagi nagu tekitas juba selle halva emotsiooni, et nagu keegi ei teadnud, et see on tema koht ja oleks võinud ju kuidagi viisakalt nagu öelda. Või kas või selle ühe sõidu nagu kuidagi, et kuidagi anda emotsiooniga märku, et nii tore, et sa võid siin istuda, et mina siis võin praegu seista või midagi, nagu ma ei tea, kuidagi oli väga siuke ebaviisakas. Sellele instruktoril ühesõnaga, tal oli juba selline nägu ja siuke vibe, et ta tegelikult ei taha seal olla või seda tööd teha ja päevast päeva käib seal edasi-tagasi selle kondliga, on ju, aga nagu jah, see ongi ma arvast see, mis nagu turistidele selle mulje jätab, aga ei, mul on tore meel, et saime ikkagi selle ära näha, ma sain oma seda mälupilti, mis mul sellest orust oli nagu värskendada ja et Marta sai ka nagu selle kogemuse, kuigi ta küll seal ütles paar korda, et ilus ja, aga nagu tegelikult teda ei huvitanud. Aga tema oli tasuta, on ju. Et jah. Me maandusime mingisse söögikohta, mis on kuskil lossihoovis ja mul ei tule praegu meelde, mis selle koha nimi oli, aga hästi siuke veider nurgatagune koht, nii et me vaatame, mis me siit süüa saame. Marta, kus me tulime? Tulime või? Martal oli valik, kas pasta või friikad ja praegu läksid friikad. Esimesed söögid saabuvad. Ja tisu! Väga ilusad toidud lihtsalt. Siin on content. Aga meie küsime. Ja ma ei tea, väga maitsev on. Juba väga maitsev või? Nii suur tuul tuli, et Marta pani emmäpisa selga ja ta on nii nunnu sellega. Aga seda toidu kohta me küll täiega soovitame ausalt öeldes. Seal oli nii maitsev söök minu hinnangul ainuke, kelle toit väga vist ei maitsenud Ketule, lihtsalt oli burrata, aga lihtsalt sellepärast, et seal ei olnud nagu mingit seapatat ega midagi, aga mulle nagu maitses see. Aga kõik teised toidud olid küll mega head ja portsud olid nagu suured. Ja mis meil läks pere peale?
alla 30 euro vist isegi natukene, nii et väga okeid hinnad selles suhtes. Et ma panen selle koha nime siia ekraani peale, sest mul ei tule see praegu meelde, aga see oli mingi Sigulda, mingi paviljon või midagi sellist. Läti poetiirud, me tulime muidugi siia, ei ole näha, aga top marketisse, et ikka saada nagu Läti toodangut ka. Ja mina võtsin siukse jäätise, aga see poes käik oli kõike muud kui lihtne. Ei ole kerge lapsega, kes on ainult maganud mingi pool tundi ja ta on tegelikult teiseks reisipäevaks juba väga plässu omadega, et ei ole korralikult välja puhanud ja eks neid kõiki uusi emotsioone, kohti, inimesi, kõike on liiga palju. Me jõudsime nüüd oma teise päeva majutusasutusse. Ei oska selle koha nime hääldada, aga mingisugune Kuchidini või something, midagi sellist. Ja meil on siis siuke palkmaja kompleks. Lastel on seal mänguväljak. Kõige halvem muidugi see, et siin on mingisugune tiik, ehk siis ikkagi kogu aeg peab siin peal olema. See maja ise asub Siguldast kuskil 30 kilomeetrit ja see oli siis meie seltskonnale ehk siis 6 täiskasvanut ja 2 last 170 eurot. Seega, no vaata, mis meil on siin. Siin on õues kohe mingisugune siuke välikäimla moodi. On ju? Isegi juba majja sisse minema, saad juba vetsu. Siis tegelikult siin on suur terrass. Ja seal on tünnisaun. Ja seal on Erki. Siis siin on saun. Muidugi saun ja tünnisaun ja kõik see on nagu lisatasu eest. Ja me ei ole praegu otsustanud, kas me võtame või me ei võta. Siis siin on siuke esimene mingisugune dušinurk. Ja siin on meie köök, elutuba. Ja Kätlin juba teeb süüa. Ei tee. Ei ole mõtet unistada. Ühesõnaga, siin on meie köök ja siit läheb trepist üles, aga ma ei viitsi üldse praegult sinna üles minna, et seda tuuri teha. Ja see on seesama terrass, kus ma juba enne olin. Kardate kolle? Kus need on? Nii, see on see tiik, millest ma rääkisin. Supplaudasid võib kasutada, paati võib kasutada, grill ja siis mega lahe, siit saab niimoodi veete lasta hooga. Nii et ma ei kujutate, kas te seda siin videos täna näete, aga igal juhul siuke kompleksikene. Siin ka veel siuke terrass. Nii et mõnus. Ja seal on teine seltskond kaugel. Mis teie teete? Tuleme natukene kala või? Aga ära palun liiva välja aja kastist, sest muidu saab kastist liiv otsa. On ju? Pane ainult liivakasti sisse liiva, Marta. Pane siia hunnikusse, siia poole. Jah, siin mänguväljaku kõrval on ka siis kohe tiigikene ja siit on see maja. Nii et mega nagu mõnus ja nii nagu tore koht. Siuke oledki maal. Aga eks see tiik on ja natukene selline, et oma plussid ja miinused lastega reisimisel, aga äge ikka täiega. Väiksed näksu-päksud. Sööma õhtusöögile! Täiesti sügedad inimesed. Erki sai julgustust. Oled valmis või? Appi Erki tuleb. Ma olen mures su pärast. Ma olen väga mures. Erki, kuidas oli? Äge. Väga lahe lihtsalt. Ma olen kiilakas, aga lapsed magavad. Ja meil on monitor kaasas, aga see monitor tegelikult läks meil juba eelmisel sügisel katki, sellepärast et Marta kukutas selle kaamera maha. Ehk siis meil on lihtsalt valge pilt, aga siit tuleb ikkagi heli läbi, et kui ta kuskil väga kaugel meist magab, nagu siin majas praegult, et teisel korrusel, et siis võõras kohas just, et siis on ikkagi hea, kui me kuuleme teda, sest mis iganes võib olla, et võib halva une pealt ärgata või ehmuda või mida iganes. Et me oleme ikkagi ju ise mõned tunnid veel ärkvel.
et muidugi kodus ja maal ja üldse niimoodi me ei kasuta enam seda kaamerat. Aga just nüüd enne seda trippi tulime selle mõtte peale, et aga heli ju töötab sellel. Kätu, õde ja vend käisid ennem supitamas siin ja ma juba mõtlesin, et ma tahan ka, kui Marta magama läheb. Et no muidu ta tahaks muka lihtsalt nagu väga kaasa tulla, aga meil on olnud nagu pigem võib-olla nõks jahedam õhtu. Ja nüüd ma lihtsalt tulin siin riietega ja väga loodan, et ma ei kuku vette. Aga siin on nii ilus. Lihtsalt palun vaadake. See ei ole isegi mingit heli taustaks vaja, mingid rohutirtsud ja veekohin. Mega ilus. Niimoodi vaatad, siis saaks aru, et jahedam õht on. Mu sõbrad reetsid mind, ei tulnud muka kaasa. Tere hommikust! Marta! Tere hommikust! Tere hommikust! Ma sõidan supplauaga. Kuidas meeldib? Hästi. Lahe või? Jaa. Sõitma läheb. Supplaua aeroobika hommik. Marta hakkab juba lollusi tegema vees. Marta käime ümber. Marta läks teistile. Peal on üks külje peal. Nii mõnus nagu hommikune mingi täielik senn oleks siin vee peal. Meil on lihtsalt täiega siin siuke hommikune tiks enne lõunast check-out'i ja tegelikult ei ole meil isegi väga palju aega jäänud, sest kell hakkab 11 juba saama. Nii et me peame kohe hakkama ka tegutsema siin suurema pakkimisega. Issin tõttu või? Jaa. Sa puristada ei tohi. Näita, kuidas sa puristad nii, et tatti ei tule. Tublid. Te olete nagu aurupaadid. Olete või? Aurupaadid. 2 pätut. Me hakkame oma puhkemajaga siin hüvasti jätma selleks korraks. Ja läheme suundume Vassaliina, et võtta meie naltsu ja et uued seiklused saaksid alata Eestimaa pinnal. Tere, Noolo! Tere! Ikka sa raputad. Tšau! Marta, kas puru söödab kõhu täis või? Enne minekut. Mis me hakkame sööma? Jaa, ja siis me võtame oma taksu ja läheme järgmistele seiklustele. Ma panen ikka Ja tisu. igasuguseid lisandeid veel juurde. Niisiis, me oleme omadega Eestis ja läheme siit põhimõtteliselt otse edasi väiksele metsapuhkusele. Seega ma lõpetan siin selle video ära, et ma saaks selle kokku panna ja peagi alustada juba uue video filmimist. Seega olge tublid ja aitäh, et meiega sellele väiksele Läti seiklusele kaasa tulite. Tšau!